Tere! Et mina olen Triin. Minu nimi on Elisabeth ja mina olen Anni. Ja me oleme 5. klassist Tartu koolist. Ja täna me siis räägime oma tunnis vaimsest ja füüsilisest tervisest ja kuidas seda hoida. See on vajalik selleks, et kui sa tunned, et sul endale tervisega midagi viga või mõned sõbrad või lähedasel, siis sa tead, mida teha ja sa saad aru, milleks on probleem ja kuidas seda lahendada. Ja meil on 3 osaga tund. Esimene osa on siis üks joonistamise mäng. Selleks me kasutame siis tahvlit ja kohe tuuakse meil markerid ka. Et see käib niimoodi, et algsi meil on vaja ühte vabatahtlikud, kes siis tuleb siia juurde tahvlite ja siis meil on siin ühed lipikud, kus on siis kirjas erinevad vaimse või füüsilise tervisega seotud asjad, näiteks palavik, stress ja väga palju muid. Ja siis ta võtab siit ühe lipiku, loeb selle ja ta näitab seda meile, aga mitte keegi teist ei tea teine, mis seal lipiku peal on. Siis ta peab hakkama seda tahvlile joonistama ja teised peavad proovima ära arvata, mida ta joonistab. Näiteks kui ta saab lipikule palavik, siis ta joonistab näiteks kriipsujuku, kellel on kraadiklaas kõrval. Ja siis saab proovida ära arvata ja kui nad arvavad, teavad, millega tegu on, siis nad tõstavad käe ja nad pakuvad ja siis küsitakse nende, kas tegemist on füüsilise või vaimse tervisega. Ja kui sa arvad õigesti, siis sa võid tulla järgmisena siia tahvlite joonistama. Kas meil on mõni vabatahtlik? Sa võid tulla. See on esimene vist. Võtke siit siis üks lipik. Ja ärge käega, kes on näidake. Teile pean näitama? Jah. Nii, ja nüüd võtke siit üks marker ja hakake siia seda joonistama. Kas ma tohin midagi öelda teistele? Ja tähti ja numbreid ei tohi kasutada. Okei. Kas kellelgi on pakkumisi, mis siin on? Kõhuvalu. Ei, kahjuks ei ole tegelikult. Sa võid edasi proovida joonistada äkki mingeid asju veel. Mõtlen veel uuemaks asja. Jah, kurbus. Kes ütles esimesena kurbus? Jah, siis sina oled järgmine. Nii, võtke siit üks lipik. Ja näidake seda meile peagi, teistele näidake. Nii, nüüd te võtke siit marker ja võite siia kõrval seda joonistama. Mulle meeldis see, kuidas nad selle esimese ülesande, selle sissejuhatava tegid sellise ühest küljest mängulise, aga teisest küljest sellise kerge nihestava või karbist välja mõtlema suunama. Vaata sama, kui tuli see mõiste visualiseerida või teha niimoodi, et teised peavad nagu ära arvama. Et juba see tõmbab tähelepanu peale ja viib kohe meelega teistsuguseks kui tavaline pulbiga tarkuse tõstmise tund. Tuleb siis meie teine tegevus. See on siis selle tiimi töö. Et me jaotame teid 2 tiimi ja mõlemad tiimid saavad ühe olukorra. Näiteks, ma ei tea, väike laps, kes on stressis, sest tal on väga halvas hingis. Ja siis teil on natuke aega sellele mõelda ja pärast te peate üsna lühidalt rääkima, mis teie selles olukorras teeksite. Üks lahendus. Nii, ja nüüd me paleme teil paariks lugeda. Hakkame siit siis. Esimene. Teine. Esimesed siia poole ja teised siia poole. Midagi näiteks toolidega võite ühe laua enda sulle. Muastate kaksid. Teil on siis selline olukord, et on laps ja ema, mõlemad on gripis ja nad ei saa nagu üksteise eest hästi hoolitseda. Ja mis te siis teeksite? Isa ei ole pildis või? Ei, isa ei ole. Need õppemeetodid on ju, et need on erinevad ja nende sees oli ikkagi ka niisugune nagu probleemõppe, kus nad siis andsid lahendada neid ülesandeid, mis mulle meeldis. Olid teemas sees kogu aeg, mis oli ka väga oluline. Motiveerivad, seda vist toodi juba välja, et mulle meeldis, et ka valesti võib vastata ei juhtu midagi. Nii, aga nüüd on siis aeg läbi. Et kumb tahaks alustada? Meil oli siis probleem, et laps ja ema on gripihaiged ja me leidsime, et kui me oleks kõrvalvaatajad, siis kõigepealt me veenduksime selles, et me ise oleme terved. Ja siis tõtakse siis nii-öelda abistama, et kutsuksimegi arsti või kiirabi, siis tegelikult laps on ka alaealine, et see asi võib päris eluohtlikuks muutuda. Ja kui me oleme näiteks naaber või hea sõber, siis me saame aidata kas või toidu koju toomise ja muu sellisega. Aga kõige tähtsam ongi, et nad saaks abi ja vajalikud nõu. Jah, see on hea variant. Nii, ja teine?
meil oli kiusamise ülesanne, kiusati väikest last ja siis siin tuli väikseid vihjeid, et üks variant on, et räägid õpetajale, teine variant on, et pakud sõprust sellele, keda kiusatakse. Ja siis meil jooksis ka see lauast läbi, et kui ma tunnen seda inimest rohkem, ma olen tal külas käinud, temaga midagi teinud ja huvitavat ette võtnud, siis mul on väga raske ka kiusatada, sest ma juba nagu olen tal päris sõber ei ole, aga vähemalt meil on mingi side tekkinud, et siis on keeruline kiusata. Need on nagu sõprus, koostöö ja siis väiksematel puhul õpetajale ütlema. See on küll väga hea mõte. Aitäh! Kuna meil on internetis praegu probleemid ja CNT, siis me küsime teilt teie küsimused ja te peate, on vastusvariandid. Nii, esimene küsimus on siis, kas palavik on, vastusvariandid on vaimne tervis, füüsiline tervis, loomatervis või mitte ükski neist? Kas on keegi vabatahtlik vastaja? Nii, õige. Sa saad 1 punkti. Mis mulle silma jäi nende tunni juures oli see, et nad kõigepealt võtsid ise seda hästi tõsiselt, olid väga rõõmsad kogu selle tunni aja, lõid positiivse õhkkonna, kus teised soovisid kaasa töötada ja seda tegid ka. Tegevused olid vaheldusrikkad ja nad märkasid, mida tehti, kuidas tehti, kas oli aega juurde vaja, tunnustasid, julgustasid ja olid valmis andma ka võimaluste piires valikuid osalejatele. Et need on need asjad, mis mulle praegu silma jäid. Me loodame, et teile meeldis meie tänane tund. Aitäh!